Tere! Siin videos ma tutvustan sulle ChatGPT 3.5 tasuta versiooni tehisintellekti keelemudelist põhinevat vestlusrobotit. Ma näitan, kuidas sa saad seda kasutades säästa isegi kasvõi 10 tundi nädalas, kuna selle kasutusvõimalused on praktiliselt lõpmatud. Ja sul ei ole mingit varasemat kogemust, ma näitan sulle nullist, mis see üldsegi on ja milleks on võimeline. Ja samuti igaks juhuks ma näitan, kuidas luua konto, käime üle kasutajaliidesest ja sätetest, millest võiks ikka teada. Annan ka paar nõuannet koos näitega, kuidas saab temalt paremaid vastuseid. Tutvustan kiirelt, mis on kohandatud käsklused, ehk siis Customize ChatGPT ja käime ka üle paar kasutusvõimalust erinevate teemade alt. Ja lõpus räägin ka ChatGPT Plus versioonist, millel on siis GPT-4 mudel ja see on siis tasuline versioon. Ma võrdlen teda tasuta versiooniga ja ma näitan ka lisafunktsioone, mis temaga kaasnevad. Ja siin videos ma jagan sulle midagi tasuta, mis aitab sul ChatGPT-ga algust teha, kui sul pole ühtki ideed, milleks seda võiks kasutada. Aga enne ChatGPT-ga vestlemist alustame esialgu sissejuhatavat ja vaatame, mis ChatGPT täpsemalt on ja mida ta üldse teha oskab. Et siis tegu on vestlusrobotiga, mis on loodud inimestega suhtlemiseks. Ta töötab GPT ehk Generative Pre-trained Transformer keelemudeli raamistikku. Ehk siis eesti keeles võiks sellele öelda generatiivne eelkoolitatud muundaja. Ja OpenAI on firma, mis neid mõlemaid lõi. Et siin mitte segamini ajada, et GPT ja ChatGPT ei ole üks ja sama asi. Et ChatGPT ongi loodud sihukese vestlusaknana ja GPT on siis, mille jõul ta töötab. Ta mõistab üle 90 keele, sealhulgas siis eesti ja vene keelt. Ja kuna teda on treenitud internetis kätte saadava teabe põhjal, nagu artiklid, dokumendid, raamatud, kõik, mis on inimesel kuskil veebisaidil, teeb teda justkui eksperdiks ükskõik mis alal. Aga see täiesti sõltub ka, mis versioonist me räägime. Näiteks räägitakse, et ChatGPT tasuta versioon ehk siis GPT 3.5 mudeli IQ on umbes sarnane tavalise inimesega. Aga ChatGPT tasuline versioon või siis GPT-4, selle mudeli IQ on juba 155 umbes. Ja ma toon ka võrdluseks, et Albert Einsteini IQ oli 160. Ja milleks ta on siis võimeline üldse? Mis teeb teda erilisemaks on asjaolu, et ta jätab su eelnevaid kirjasid meelde. Ehk sa saad teda pidevalt täiendada või hoopiski midagi tema parandada, kui ta eksib milleski. Aga ta ei jäta vestlusi meelde igaveseks. Ja lõpus ma võrdlengi kiiret tasuta versiooni tasulisega ChatGPT sees, et nendel mõlematel on väga suur vahe. Nüüd enne, kui me lähme rohkem spetsiifilisemaks, ma näitan kiiret paar näidet, mida ta üldse oskab teha. Esimese asjana ta vastab küsimustele, ehk siis ta on justkui edasi jõudnud otsingumootor, kuna ta oskab oma küsimust pidevalt täiendada sinu käskude aluselt. Näiteks siin ma küsisin temalt musta ja rohelise tee erinevusi, nii ta seletab mulle üksikasjalikult ilusti erinevused ära. Aga näiteks ma pole nüüd rahul, et ta ei seletanud mulle lähemalt kofeiinisisalduse kohta. No siis ma küsin edasi, et ta lisaks seda ka juurde. Või äkki ma tahan, et ta üldsegi võrdleks neid kofeiinisisaldusi ka kohviga lisaks. Nüüd on meil kõik kolm ilusti siin kirjas. Ma võin niimoodi nüüd jätkata küsimist ning tal on mu algne küsimus siiani meeles, mida ta nüüd siis pidevalt täiendab. Teise asjana ma võin temaga lahendada ükskõik mis ülesannet ja siin ma näitan, kuidas temaga võib kas või koolitööd lahendada esseede kirjutamisest kuni matemaatika ülesannete täitmiseni. Ja ta teebki kõik meie eest ära, aga kui me tahame ka kasu nüüd sellest saada, siis võime alati käskudele juurde lisada midagi taolist, et palun seleta, miks sa mida tegid. Muidugi ta võib eksida, sõltuvalt kui kiiruline ülesanne on. Teda ei tasu nüüd niimoodi 100% usaldada, pigem teda käsitleda justkui assistendina. Temalt võib ka nõu küsida. Näiteks, kas või alustadki uue äriga, aga nüüd millegi pärast ei oska edasi minna. Kuskil tuleb mingi blokk ette ja siis võidki temale sellest kurta ja näiteks küsida temalt, mida tema sinu asemel teeks. Ja sõltuvalt nüüd, kuidas sa talle seda käsklust sõnastad, võib ka päris asjakohast nõu anda. Ja kuna ta on robot, siis tal ei ole emotsioone, tundeid ja muud taolist. Nii et ta annab oma arvamusi ausalt. Ja lisaks kirjalikule suhtlusele võib temaga ka suuliselt suhelda. Et näiteks ma saangi temaga kõne teha. Tal on 5 erinevat häält, mille vahel saab valida, saad teha ainult telefoni rakenduse kaudu. Ja seal ei ole vahet, kas sul on tasuline versioon või tasuta versioon. Ma vajutan, kus on kõrvaklapid, saan temaga nüüd kõnne minna. Ütle endast 10 huvitavat fakti. Ma 10 huvitavat fakti minu kohta. Ma olen loodud OpenAI poolt. Mul on võime suhelda mitmes erinevas keeles.
Ma olen treenitud tohutul hulgal erinevatel tekstilistele andmehulgal. Minu eesmärk on aidata inimestel vastata küsimustele ja pakkuda abi erinevates teemades. Ma ei aga kunagi ja olen alati valmis suhtlema. Teeme nüüd 6 konto ära, et saaks ikka teda kasutama võtta. Võtame siis mingit otsingumootorit lahti nagu Google, kirjutame sinna lihtsalt ChatGPT, avame siis linki, millel on kirjas chat.openai.com. Oleme nende avalehel ja kuna meil ei ole kontot, vahetame sign up ehk loo konto. Nüüd siin, kui sul on olemas Google, Microsoft, Apple konto, saad kohe siit konto ära registreerida kiiret olemasoleva emailiga, aga kui sul ei ole ühtegi, võid ka lihtsalt oma siis teise platvormi emailiga siit registreerida. Teeme ka seda läbi, ma panen oma mingit emaili siia ja soovituslik oleks, kui su parool nüüd koosneb, et see oleks vähemalt 12 ühikut, et siis vähemalt üks suur täht, üks sümbol, üks number, et see on lihtsalt, et su konto oleks turvalisem. Nüüd meile peaks tulema siuke email, võtame ta lahti ja siit võtame nüüd selle verify email address. Nüüd on meie konto loodud. Nüüd lihtsalt logime uuesti sisse. Tahab meie täisnime, me ei pea muidugi panema. Ja siin võib ka organisatsiooni nime panna, kui sa tahad sinna hakata tiimiga midagi tegema, aga see ei ole kohustuslik. Ja järgmisena paneme oma sünniaasta. Nii, nüüd me oleme siis, aga meile tuli nüüd siukene kast, et mõne nõuandega, mida me võiksime teada. No esimene asja, et ta oskabki meile nüüd siis vastata küsimustele, aidata meid õppimisega, kirjutada koodi, teha ajurünnakuid ja kõike veel. Kindlalt ära jaga mingit toodlikku infot, ehk siis vestlusajalugu, nad võivad seda üle vaadata ja nad võivad ka seda kasutama oma teenuste parandamiseks. Ja kolmandana kontrolli oma fakte üle, ära usada seda lõplikult, ta võib eksida ja anda ebatäpset infot. Aga enne kui ma nüüd käskluste kirjutamiseni jõuan, ma näitan kiirelt paar asja, mida sa võiksid ka üldse kasutada liidese ja seadete kohta teada. Kui ma nüüd kirjutan midagi, mul tekib uus vestlus. Ma näen seda nüüd siit vasakult äärest. Ta paneb vestlustele ise mingit pealkirju alustatud teema järgi, aga kui ma tahan, ma võin nüüd siit 3 punkti pealt seda muuta. Vajutan siia rename, panen siia midagi. Ja kui ma tahan seda üldse ära kustutada, vajutan delete. Äkki mul tuli nüüd väga huvitav jutt temaga. Tahaks seda saata kellelegi seejärel. Vajutan siia, paneme nüüd share, ehk siis jaga. Võtan siit copy link ja nüüd see link on mul lükkelaua ja ma võin seda saata nüüd kus tahes või kellele tahes. Teen hiirega kuskile parem link, panen nüüd paste ehk leevi ja nüüd on see siis see vaade, mida keegi näeb, kuidas siia vajutab. Järgmisena ma võin ka arhiivi panna vestlusi ja siis seadetest ma võin nüüd nii tagasi tõsta. Võtame need seaded ka siis juba üle. Panen oma profiili peale. Siin on kas võtame settings, kui ma tahangi nüüd vaadata, mis mul arhiivis on, panengi lihtsalt siia archive chats, panen nüüd manage, võin ta siit välja tõsta või võin hoopis ära kustutada ja kui sa tahad oma kogu süsteemi teemat muuta, näiteks mul on siin praegu tume, ma võin teda heledaks teha, sul on hele, sa võid teda ka mustaks teha. Siit saad kõiki olemasolevaid vestlusi korraga arhiivi visata ja siit saad kõiki ka kustutada. Aga nendega võiks ettevaatlik olla, et see on midagi olulist, kui nad ei kustuta. Vaatame nüüd data controls ka ära, see valik nüüd laseb sul välja lülitada vestluse ajalugu ja valida, kas sinu vestlusi kasutatakse nende mudelite treenimiseks. See ei sünkrooni teistesse seadmetesse, nii et sa pead seda igal seadmel eraldi tegema. Ja sellega nüüd meil ei teki siia vasakule äärele mingeid vestlusi, neid ei salvestu. Shared links, ma saan siit vaadata oma jagatud linku, kui mul neid siia tekib. Võin ka kogu infot siit välja eksportida, siit kontost ja allalaadimislinke nad annavad siis emailile. Kui ma tahan, võin kogu kontod ära kustutada, kui ma enam ChatGPT-t kasutada ei taha millegi pärast, et siis nad kustutavad niimoodi jäädavalt ära. Ma saan siit ka tavastust kopeerida ja siit ma saan tallast uuesti genereerida mingit teist versiooni samast asjast, kui ma nüüd ei ole seal esimese versiooniga rahul. Neile ma saan märku siit anda, et see oli nüüd halb vastus ja saan siit niimoodi tagasisidet anda. Okei, vaatame nüüd järgmisena, kuidas tõhusaid käsklusi kirjutada. Ma näitan seda enda näitega. Mul on siin kirjas
kirjuta hea kiri, miks keegi peaks mu ChatGPT videoõpetust vaatama. Ja kui me nüüd vaatame seda tema vastust, see on väga-väga üldine. See ei puuduta üldsegi seda, mida mina siin hetkel näiteks räägin. Ta on kuidagi liiga pikk, ma ei taha nii pikka. Nii et mis ma saaksin sellega nüüd praegu siin teha, ongi lihtsalt anda rohkem infot, et mõelda temast justkui inimesest, kellele sa seletad nüüd mingit ülesannet. Kui sa ütled inimesele, kirjuta mulle hea kiri, mis ta sellest tõlgendab. Tema jaoks võib olla hea, ma ei tea, minu jaoks äkki see ei ole hea. Aga et seda rohkem isikupärastada nüüd, et see olekski tõesti, et sa räägid nüüd, mis minul on ikkagi videoõpetuses, siis ma peakski andma lihtsalt rohkem lisainfot nüüd, et ma siin kirjutasingi video, kestab 1 tund, siin kiire sisse juhatab, siin ma mainin ka nüüd need teemad, mis ma läbi käin. Ütlen ka, et see on pigem algajatele ja nüüd, kui ma tema vastust vaatan, ta läks rohkem spetsiifilisemaks, ta nüüd mainibki kõiki neid asju, mis mina praegu tõesti ütlesin, et juba parem kui eelmine, aga äkki ma ei ole siiani rahul sellega, siis üks kerge asja lihtsalt küsida temalt täiendavaid küsimusi. Kui ma nüüd vastan nendele, ta saab jällegi rohkem infot minult, et see, mis ma talle eelnevalt ütlesin, no see on nüüd, mis mina tean. Aga äkki ma ei maininud midagi olulist, mida ta võiks ka teada, et talle võib ka anda lihtsalt järelvastust nüüd, et sa ei pea seda ühe käsklusena tegema. Aga kui sul on vaja kindlalt ühe käsklusena vormistada midagi, et sa saaksid seda ikkagi kogu aeg kasutada, et sa ei pea kogu aeg hakkama seda lihvima, siis jah, on hea, et sa teed ühe pika käskluse valmis, mida sa saad kogu aeg taas kasutada erinevate teemadega, aga oletame, et see on niisugune ühekordne asi praegu, kui ma pärast ei peast enam tegema, ei taha teha, siis ei ole vahet, ma võin talle anda järelvastuseid. Ja üks asi veel, viimane lihvimine, anname talle mingit kindlat tooni ja formaati. Noh, ma siin panin kirjutan rohkem inimlikult. Ma ei tea, palju see aitab, aga ma ütlesin ka talle juurde, et see võiks olla nüüd sõbralikum. Ehk siis kasuta emotikuna. Ja formaadiga, mis ma sellega mõtlen? Et kui me nüüd praegu vaatame seda, see on niisugune kerge mingi loetav. See on niimoodi lõikudena jaotatud. Ta pani emotikonid igal pool ette. Ma ei pea muidugi seda siin puhtalt sama copy-paste sellest tegema. Ma võin seda ümber kohandada pärast, aga see on niisugune hea alus nüüd mulle, mida ma saan edasi täiendada. Ma palusin tal esimese selle lõiguga tähelepanu võtta ja teiste loetelupunktidega siis mainida, mida ta siit videost nüüd näeb, mis kasu ta saab sellest. Ja lõppu ma ütlesin, pane üleskutse ka, et tuleks seda videot vaatama. Muidugi ma võin sellega veel edasi minna, näiteks ma tahan seda veelgi lühendada, äkki tahan rohkem pikendada, aga ma ütleks, et praeguseks see on nüüd piisav. Saame kiirema ülevaate sellest, et inimestel ei ole ju aeg hakata sinu pikkasid lugusid lugema, et võikski hästi kiirelt niimoodi loetelu teha lihtsalt. Ja pakub neile huvi, tulevad, vajutavad peale, siis loevad edasi sellest pikemalt. Siis ma võikski selle sama teksti praegu siit võtta ja anda enne GPT-le öelda talle, et äkki kuule, täienda igat lõiku nüüd. Ja ma võingi talle hakata ütlema, mis igas lõigus on. Jälle samamoodi, nagu ma alguses tegin, ma annan lisainfot, mis igas lõigus neil on. Et siin ma ütlesin, mis siin videos on, aga ma võin ju veel täpsemalt hakata ütlema, mis igas lõigus on. Nii, ma näitan sulle ka, mis asi see kohandatud käsklus üldsegi on, mida see tähendab. Et seda sa saad siit oma profiilile vajutades customize ChatGPT ja nüüd siin tuleb siukene kast, kus sa saad põhimõtteliselt ChatGPT kogemust isikupärastada endale sobivamaks. Kui sa pole rahul sellega, mis ta praegu teeb näiteks, sa saad seda paremaks teha. Ja näiteks esimene lahter siin küsibki meilt, et mida sa tahad, et ChatGPT teaks sinu kohta, et anda paremat vastust. Ja kui sa siia vajutad, ta annab sulle ka mingid ideid, mida sa võid siia kirjutada. Näiteks, kust sa pärit, mida sa teed töö jaoks, mis on sinu huvid, millest sa saaksid rääkida tunde, mis on sinu eesmärgid. Ja siin on nüüd teine lahter, et kuidas sa tahad, et tema sulle vastaks. Ja mõtted on nüüd, kui ametlik või niisugune vaba ta peaks sinuga olema, kui pikad lühikesed vastused tal võiksid olla, kuidas sa tahad, et ta sind nagu nimetaks, kas sa tahad, et tal oleksid mingid arvamused teatud teemadel või jääks neutraalseks. Aktiveerid seda siis alati, kui sa alustab mingit uut vestlust, ta hakkab nagu automaatselt mäletama kõike seda, mis sa siia kirjutad, et sa saadki niimoodi 1500 tähemärki panna igasse lahtrisse. Ja kui sul ei ole nüüd ühtegi ideed, mida võiks kirjutada, kui sellest siin ei piisa,
kirjutasin kiirelt Redditis custom instructions ja sain väga tõhusat ideed, mida võiks kirjutada nüüd sinna, kuidas ChatGPT võiks sinule vastata. Näiteks esimene asi, ära maini kunagi, et sa oled tehisintellekt. Vältige igasuguseid lauseid, mis võiksid tõlgendada kahetsusvabandust. ChatGPT võib vahepeal sellist asja teha, et hakkab sulle vabandama. Valesti ütleb, et sa saad talle nüüd siin jääda, ära tee seda mustreid, mis sulle ei meeldi, saab talle nüüd siis hakata siin custom instructionis kirjutama eesti keeles kas või. Ja näiteks ChatGPT ka väga tihti ütleb, et otsi kuskilt mujalt midagi. Ja siin saad talle öelda, ära tee seda. Anna mitu vaatenurka või lahendust, sest vahepeal ta võib ainult üht anda. Kui eelnevas vastuses on tehtud viga, siis tunnista, et sa seda tegid ja paranda see. Et sellega on päris palju erinevaid võimalusi, mida saad teha. Näiteks kas või sa tahad talle mingi kindlalt rolli anda teatud ajaks, näiteks on vaja abi turunduses midagi teha, sa võidki talle kohe siia kirjutada kõik need käsklused, mida ta peaks nüüd kogu aeg meeles pidama, et sa ei pea kogu aeg talle hakkama sama asja korrutama. Et sa annadki talle rolli, et ta näiteks turundaja kuskil Instagramis, YouTube'is, Facebookis, tal on mingi 10 aastat kogemust tehes, mida iganes nimetad, mida ta oskab teha, ütled talle, kuidas ta peab sinuga suhtlemistooniga, näiteks kuidas peaksid laused olema vormindatud ja nii edasi, et sa saad kohe kõik panna siia kirja ja sa ei pea enam, et kui sa alustad uut vestlust, sa ei pea seda sama siia kogu aeg talle sa ei pea talle meenutama enam seda, sest tal on juba see teada. Nüüd saame hakata vaatama kasutusvõimalusi. Võtakski lahti ühe kiirjuhendi, mida ma olen teinud ChatGPT jaoks. Et siin on niimoodi üldiselt ka paar asja kirjas, mida ma siin videos juba olen rääkinud, aga siin on ka mul lisatud nüüd 100+ käsklust erineva kategooria alt ja ma võin neid siia jätkuvalt juurde lisada. Et sellepärast mul ongi pluss pandud praegu ja ma käikski sinuga mõned üksikud siit läbi ja kui sa tahad nüüd teisi ka vaadata, siis sa saad seda kiirjuhendit ailabor.ee avalehelt uudiskirjaga ühinedes ja uudiskirjas ma jagan siis iga kuu põnevamaid tehisintellekti tööriistade uudiseid, et see jääks arengust maha. Ma jagan siin ka erinevaid eripakkumisi ja mingit tasuta materjali. Aga kui sa ei taha ühineda, siis sa saad seda kiirjuhendit ka minule Instagrami kirjutades. Lihtsalt kirjuta mulle GPT-3,5 kiirjuhend. Ja siis ma annan sulle ligipääsu sellele lingile. Et kui ma selle veel juurde lisan, siis sa saad seda reaalajas nagu näha ka. Aga alustame kohe selle esimesega siin kiire olemasoleva teksti töötlus. Ja esimesena ma võtakski kohe selle grammatika käskluse paranda minu teksti grammaatikat ja ma palun ka tal seletada, miks ta mida tegi, et ma saaksin ka ise samaaegselt õppida. No siin näitel ma võtangi näiteks oma selle uudiskirja, sest ma tean, et ma tegin seal mingi kirjavigu, kuna ma millegi pärast tookord unustasin seda käsklust kasutada, aga et nagu ma praegu vaatan, ma ikkagi tegin mingit kirjavigu. Ja ma saan ka nüüd samast õppida, mis vigu ma tegin. Et see on üks käsklus, mida võiks väga tihti kasutada tegelikult. Ja nüüd järgmisena ma võtakski, mis mul siin veel on, et pane tekstile õigesse kohta siis komapunktid või mida iganes. Noh, ma panen nüüd komad, ma annan selle sama teksti talle praegu, ma võtsin sealt kõik komad ära, nüüd ma võtsin punktid ka ära, ma tahtsin vaadata, kas ta annab need punktid ka sinna juurde, kuigi ma ei öelnud talle, et pane punktid. Nii, kui ma nüüd vaatan, tõesti pani komad õigesse kohta tagasi, kus mul nad olid. Nii, ja nüüd järgmisena näitekski seda, kuidas saab teksti tooni muuta, et ma tegin nüüd GPT abiga väga-väga ebaprofessionaalset emaili. Kui nüüd seda lugeda, see on ikkagi väga ebaprofessionaalne. Ja nüüd ma ütlengi talle, et tee see professionaalseks. Ja kui me nüüd vaatame, see on tõesti nüüd väga ametlik, mida võikski kuskile nüüd saata. Et see on lihtsalt üks niisugune näide, et näiteks sul ongi paha tuju, sa ei taha head kirja kirjutada, siis kirjutadki välja, kuidas asi tegelikult on. Ja siis sa paludki GPT-l nüüd seda ilusaks teha, et sa saad seda ikka kuskile saata ka. Ja muidugi saad temaga ka tõlkida. Ja ma ütleks, et see tõlge, kui hästi see tõlgib, on tegelikult parem kui Google Translate. Et noh, see jällegi sõltub, kas me räägime tasuta või tasulisest versioonist, aga tasuline versioon on kindlalt palju parem. Aga ma praegu katsetan tasuta versiooniga, võtan selle sama teksti jälle, selle emaili. Palun ta inglise keelseks panna olemas ja nüüd palun ka vene keelde vaatame. Nii, see on ka nüüd siis olemas. Ja temaga saab ka kokkuvõtted teha.
see on ka üks väga kasulik asi. Noh, siin on mul pandud bullet point, aga see on siis punktidega loetelu. Ma võtan selle lühi ära saab praegu ja ma palun ka tal siin panna sobivat emotikoni juurde, et ma saaksin näidata, et tasub ka niimoodi teha, et näiteks kuskile sotsiaalmeediasse saab niimoodi mingit postitust teha. Sa annad talle mingi keerulist teksti, ütled talle tee sellest mingi Instagrami postitus, pane sinna emotikonid, vastavad lõigud, aga nüüd seda teksti, mis ma talle praegu annan, seda ma tegin ka GPT-ga ruttu, et see on täiesti suvaline tekst, ma palusin tal kassidest fakte kirjutada. Ja kui näeme, see on ikkagi, väga hästi saab sellega hakkama, et see nüüd sõltub, mis vorminguga sa tahad kokkuvõtet saada, et mina siin näitel tegin nüüd väga kergel kujul, hästi loetav, vastavad emotikonid juures, mis on asjakohased sellele, mis ta seal kirjutas. Ja nüüd vaatakski ka, mida ta ettevõtlusega saab teha mul siin. Sa saad temaga isikupärasemaid vastuseid võrreldes, kui sa hakkad ise kuskil Google'is midagi otsima. Näiteks ma võtan siit äriidee, tahaks äriga tegeleda, aga ma ei tea, mis ideega. Ma palun tal aidata mul nüüd välja mõelda mingid äriideed. Mul on siin pandud paar näidet, mida sa võiksid sinna kirjutada, rohkem nagu täiendavat infot anda, et ta oskab sulle paremat vastust anda, aga oletame, et sa ei tea, mida sinna kirjutada, sa ei teagi, mida sa tahad teha. Siis üks võte on, et sa panedki käskluse lõppu siukest lauset nagu anna täiendavaid küsimusi ja nüüd ta küsib ise sinult. Nii, ta küsib siin minult korralikult 10 küsimust, ma ei pea kõikidele vastama, aga ma siin kiiruga ikkagi vastasin mingitele asjadele ja nüüd, kui ma vaatan ta vastust, see on ikkagi, päris hea. Siin on ikkagi nüüd reaalsed ideed olemas, mis nüüd ongi keskendunud sellele, mida ma talle ise ütlesin. Ja ma ei pea ju lihtsalt äriideid genereerima, temaga ei ükskõik mis ideid, et mul on siin näiteks ka veel, ma arvan, sellega on ka paljudel probleemi, et mis kingitust võiks teha kellelegi. Nüüd seda probleemi saab ka üsna kergelt lahendada, et samamoodi saab temalt isikupärast vastust, saab ka väga unikaalsed ideed. See kõik nüüd sõltubki sellest, mis sa talle ütled. Mul on siin pandud nüüd paar valmis asja, et tahan teha kellele. Tahaks näiteks vanaemale teha kingitust ja mille puhul, ütleme sünnipäevaks. Panen ka juurde, mis isiku hobid ja huvid on, kui palju ma tean, ei ole vahet. Panengi kudumine ja aiandus. Ma panin see, võiks olla ise tehtud, palun ka 30+ ideed ja mõned asjad võib-olla isegi ei ole ise tehtud asjad siit, aga suurem osa ikkagi on. Et ma võin nüüd talle ka järelvastust anda nüüd ja täpsustada üle, et see peab mulle rohkem ise tehtud ideed andma. Ma ei ole rahul sellega, mis sa praegu andsid, aga oletame, et ma olen rahul sellega, ma sain ikkagi korralikult ideid praegu, millele ei oleks ise tulnudki võib-olla. Vaatame, mis mul siin turunduse all ka on. Võtakski sotsiaalmeediat, oletame, et me ei tea, mida postitada, et ongi probleem, et peaks olema järjepidev turunduses, postitama kogu aeg midagi, aga ei tea mida. Temaga võib ka sükesi plaane teha, ajalisi plaane, et näiteks mul on siin kuuplaan, et ma palungi temalt kuu peale teha mulle nüüd plaanid iga nädal. Tahaks midagi postitada, palun anna nüüd mulle Instagramis ideid, et see võiks olla pealkiri, teema ja sisu ja võiks ka olla formaat, et ma panin ka siia, mis mu eesmärk on, kergelt, et sinna võib midagi juurde panna, et minul on et õpetlik sisu ja siia panin ka näitena, et Instagrami turunduse õpetamine on siis selle teema, millega ma tahaks nüüd postitusi teha. Ma sain 4 huvitavad ideed, kui ma ei ole rahul nendega, ma saan nüüd temalt alati uuesti küsida mingid ideid, et ma olen rahul ja ma võtakski nüüd postituste kirjelduse käsklust. Ütlen talle, et teeme siis seda 4. Võtan siin käskluses selle idee ära, sest mul on siin, ta on nagu järelvastus, et ta juba teab, millega tegu, ma ei pea talle korrutama. Ja kuna tegu on siis Instagrami postitusega, ma olen siin pannud juurde, et seal võiks olla iga lõigu ees sobiv emotikon ja et ta lihtsustaks seda teksti, et igas lõigus oleks 2-3 lauset. Annan talle ka täiendi infot, et see võiks olla haarav. Esimesel lausel võiks olla hea haak ja lõpus võiks ka olla siukene nagu üleskutse, et kuhu sa juhatad inimese edasi nüüd. Siin ta kirjutas tere hommikust, aga seda võib nüüd maha võtta. Võiks ka alustada sealt kogukonna loomine on oluline osa. Need on ikkagi päris okei ideed aluseks, et neid võib nüüd ise hakata ju täiendama. Mul on ka siin olemas käsklus, et sa saad omale CV ja kaaskirja teha kas või. Tema on ka sellega võimeline. Aga võtakski hoopis järgmisena õppimist, sest see on ka nüüd üks asi, millega ChatGPT on väga hea. Et näiteks siin ma tahangi nüüd õppida uut oskust
mul oleks vaja kava sellele, et on nüüd käituda nagu õpetaja, ma panen see juurde, milline õpetaja, et ma tahangi õppida programmeerimise keelt, Python, ma tahaks 30-päevalist kava, mis aitakski mul siis seda õppida nüüd. Siin täpsustan, ma tahangi, et ta nüüd teeb mulle iga nädala peale mingeid ülesandeid ja ma annan ka talle nüüd siin lisainfot, et ma olen algaja, sellega arvestama ja ma tahan mingi talle öelda, mida ma oskan teha või millega mul on probleeme, et millele võiks keskenduda rohkem, aga ma võtan siin näitan need siin maha, vaatama, mis ta lihtsalt selle peale ütleb. Seda võib ju alati täiendada, et ei ole vahet. Nii, igal päeval on nüüd midagi, mida saaks teha. Aga nüüd oletame, et ma tahan ka mingeid ülesandeid, sest programmeerimisel teooriat sellest ei ole kasu, et ma tahan, et annan nüüd mingeid projekti ideid, mida ma saaksin ka iga nädal teha. Et see on nüüd järelvastus sellele. Nüüd mul on igal nädalal mingid kerged harjutused, mida ma saan teha. Ja ma võtakski selle esimese kalkulaator. Ja ma palun nüüd temal mind aidata sellega. Aga nüüd jah, siin on nüüd see probleem, et ta teeb minu eest praegu kõik. Kirjutas koodi ise. Ma saan seda kasutada nüüd nagu selle järgi vaadata, kas ma tegin õigesti midagi. Aga ma praegu katsetan kiiret ära, kas see kood töötab. Et kalkulaator töötab. Seletust, mida ta tegi. Ja see sõltub nüüd, kui keerulist asja sa teed, aga kui sa teed väga keerulist asja, siis on, ja sa ei saa sellest aru, sa võid talle öelda sihukest lauset, et seleta mulle nagu 7-aastasele, ja siis ta seletabki väga kergelt sulle, mis siin toimub, et see nüüd sõltub, mille juures sa seda teed, näiteks, siin ta annab sihukest väga, ma saan aru, mis toimub, aga ma ei oska nüüd seda, kuidas ma seda käiku panen programmeerimises. See on väga huvitavat vastust sellele. Keerulisemat teemat õppida, mingid filosoofiad või sihukesi, mida on raske mõista tekstiliselt, siis on see käsklus väga hea. Siin ma küsin ka temalt sammuliselt igat rida, mida ta tegi mulle. Ma saaksin aru, mis see iga rida seal tähendab. Ja kui nüüd see vastus, ma ei ole sellega rahul, ma saan talle öelda, et kuule, pikenda seda, seleta mulle nüüd igat rida mõne lõiguga ikkagi, mitte niimoodi ühe lausega siin. Ja nüüd ma näiteks ka tegelikult veel viimasena ühte väga huvitavat käsklust, et seda kõige rohkem vast on kasulikult kasutada etteaetlusel, aga see ei ole midagi oluline, mis valdkonnas seda vajad. Et see ongi niisugune käsklus, et sul tekivad siia 3 asjakohast tiimiliiget, sõltuvalt, mis probleem sul on. GPT ise loob sulle neid. Ja see on tagad sinu probleemile lahendust otsima ja kõik annavad oma enda nagu arvamusi oma vaatenurgast. Et see on nüüd niisugune simulatsioon, et oletamegi, et minu probleem on vaata üle mu ettevõtte probleemi ja need probleemid kõik tahavad ainult tasuta materjali, aga ei ole nõus tasusid eest maksma. Ma võin nüüd siin muidugi täpsustada, mis tasuta materjali, aga ma praegu siin ei hakka seda tegema, et seda mida rohkem see infot on, et parem on muidugi. Ja kõik alustame. Nii, nüüd tegi meile müügijuhti, tegi ka meile turundusjuhti ja finantsjuhti. Et sa võid tegelikult ka ise täpsustada, milliseid liikmed sa tahad, aga kui sa ei tea, keda sul vaja oleks, sa lihtsalt palu temal välja mõelda. Et muidugi siin tasuta versioonil on see oht nüüd, et sa ei saa väga pikalt siin arutleda nendega, sest ta hakkab mingi hetk unustama. Näiteks, mis me võiksime teha? Näiteks ma alustasin nüüd vestlust, et okei, palun müügijuht, alusta, anna oma arvamused. Nüüd ta kirjutabki justkui nagu päris inimene minule, teletab mind, räägib, mis probleem on. Ta annab nüüd väga-väga asjakohast infot praegu. Ja nüüd järgmisena ma võin kaasata ka nüüd teisi tegelasi siin, keda ta mulle siin tegi. Nüüd nemad annavad ka oma arvamusi, sõltuvad, mis müügijuht praegu ütles. Ta nõustub nüüd Katiga, et point on selge, et sa saad siin niimoodi nendega jutustada, et sa saad ka oma arvamusi siin öelda. Ma siin praegu ei öelnud, ma lihtsalt küsisin nende arvamusi ainult, et nüüd, mis mina teha saaksin, ma saakski nüüd täiendada, mis mina arvan nende arvamustest, mida ma teeksin nüüd edasi näiteks ja küsiks, mis nad arvavad sellest minu lahenduskäigust, kas see on okei, kas see on halb, miks ja siis nad ütlevadki väga ausalt, mida nemad arvavad. Nii, finantsjuht ütleb ka midagi, siin saab niimoodi väga huvitavat edasi arendada teemat. Aga enne lisafunktsioonide näitamist võrdleme teda tasuta plaaniga. Ma võtan esimesena miinused ette. Esiteks, üks asi, mida kindlasti märkad, on see, et
GPT-4 kirjutab aeglasemalt kui GPT-3,5, et kui on vaja kiiret, kergeid asju küsida, siis pigem GPT-3,5-ga, aga see võib ka siin muutlik olla. Ja veel plussversiooni vestluses ei saa kirjutada lõpmatuseni nagu GPT-3,5-ga, et seal on niimoodi 40-50 sõnumit 3 tunni jooksul. No hetkelt on 40, aga ta on niisugune muutlik. Et kui limiit saab täis, siis pead jätkama GPT-3,5 mudeliga vestlust. Et seal tänu sellele pead teda arukamalt kasutama, et saad ikka vajalikud asjad selle aja jooksul tehtud. Siis kolmandana veel ütlen ka hinda, et näen, et see maksab $20 kuus ja kui maksuga on ta siis kuskil seal 24 kandis. Aga nüüd, kui me lähme plusside juurde, siis ma ütlen ka, et see on isegi päris odav vaadates, kui palju ta aitab asju efektiivsemalt teha võrreldes tasuta plaaniga. Nii, ja vaatamegi ta plussid ka nüüd üle, et konteksti maht on 32 000 tokenit ehk umbes 24 000 sõna. Võrreldes tasuta versiooniga, millel on ainult 8000 tokenit ehk 3000 sõna ühe vestluse jooksul siis. Ja need on siis sisendi ja väljundi andmete põhjal, et mida sina temale ütleb, mida tema sulle vastu ütleb. Ja kui need piirid saavad täidetud, siis ta hakkab konteksti unustama. Ja seejärel peab muud vestlust alustama. Või talle kõik otsast peale meenutama sama vestluse sees. Aga tänu sellele saab niisuguse mahukamaid asju temaga teha, mälu on suurem. Ja teda on ka treenitud kuni 2023 aasta aprillini, samas kui tasuta plaan on treenitud 2022 aasta jaanuarini. See tähendab, et kõik, mis toimub peale nii kuupäevi, nad ei tea sellest midagi. Aga tasulisel plaanil on üks lisafunktsioon, tänu millele pole hullu, kui ta ei tea mingeid andmeid. Aga kohe jõuame ka selleni. Ta on samuti niimoodi umbes 5-6 korda võimekam kui GPT-3,5 parameetritega võrreldes. Et kui tal on neid üle triljoni, siis GPT-3,5-l on ainult 175 miljardit. Ja see tähendab, et tal on siis suurem võime mõista keerukamaid seosed ja kontekste. Nii, mis lisafunktsioonid meil kaasnevad, ta on siis multimodaalne, ehk ta saab näha, lugeda, analüüsida tekste, koodifaile, igasuguseid andmete faile tänu edasi jõudnud andmeanalüüsi funktsioonile, ehk siis Advanced Data Analysis. Ja tänu sellele, et ta saab teha erinevaid diagramme kohe vestluse sees, siis Python programmeerimiskeelt kasutades sinu andmete põhjal. Et kui tahad mingeid keerulisemaid andmeanalüüse või mingeid arvutusi teha, siis ta eksib tulemustega palju vähem võrreldes tasuta versiooniga, kus seda funktsiooni ei ole. Kuna ta oskab lugeda dokumente, siis saadki näiteks anda ka 300 lehekülje suurust PDF-faili ja paluda tal su eest otsida sealt midagi või teha mingi kokkuvõtted sealt, kas või mingid analüüse. Ja saadki küsida temalt, et mis leheküljed või lõigud ta mingit infot leidis, et sa saad ta üle kontrollida, kas ta ei eksinud. Niimoodi hoidma ei tea, mis igasugused mahukaid finantsaruandeid, uuringuid, analüüsida mingid koolitöid teha. Aga kindlasti ei tasu niimoodi 100% usaldada teda, et alati ise kontrollida üle kõik. Ta oskab ka pilte vaadata ja kirjeldada. Näiteks tahate veel mingit tagasisidet oma tehtud disaini üle kas või. Tal on ka siis DALL-E 3 pildigeneraator kohe vestluse sees. Et mis see on? Et see on nagu iga teine generatiivse kunsti pildigeneraator, kuidas neid kutsutakse. Et sa annab mingit teksti ja saad selle teksti kirjelduse järgi mingit pilti vastu. Et see on niimoodi, saad ükskõik mis pilti või disaini genereerida. Tänu selle, et on ChatGPT sees, ta on nagu nende kõikide erinevate funktsioonidega kokku seotud siin. Sa saad tal lasta ka olemasolevat pilti muuta millekski teiseks. Ja nüüd jõuame lõpuks ka selle lisafunktsiooni juurde, mida ma enne mainisin, et GPT-4 ta on treenitud teatud ajani, aga temal on nüüd niisugune funktsioon, et sa saad reaalajas infot otsida internetist. Kui tema ei tea midagi, sa ütled talle, et okei, aga otsi siis internetist. Ja ta annab ka juurde muidugi lingid, et kus ta seda infot võttis, et saad üle vaadata, et on midagi valesti öelnud või kui tahad lähemalt lugeda. Ja veel üks huvitav asi veel, sa saad oma enda kohandatud GPT-sid teha. Põhimõtteliselt sa saadki teha mingi teatud ülesande jaoks oma enda GPT, mida saad pidevalt taaskasutada, millel on juba kindlaks määratud juhised. Näiteks teedki eraldi GPT oma mingi blogi jaoks või tahad hoopis logode jaoks teha midagi sotsiaalmeedia jaoks või hoopis oma isiklikku ellu midagi.
aga jah, lisaks juhiste andmisele sa saad anda talle ka siis teadmisi, ehk siis maksimum 20 faili ühe GPT sisse. Et seal failis võib olla ükskõik mida, saad ka talle anda selle TALL-i pildi genereerimise edasi andmeanalüüsi funktsiooni võimalust nagu tavapärases vestluses, aga siin saad veel ühtes huvitavat asja teha, mida sa tavapärases vestluses siin chat-GPT sees ei saa teha. On siuke huvitav asi nagu new action, et loovustegevus, ja siin sa saad nüüd, see on siukene rohkem, ütleks edasi jõudnud, sa on juba vaja mingis mõttes programmeerimisel mingit teadmisi. Aga jah, sa saadki põhimõtteliselt siin nüüd seda GPT-d siduda mingi kolmanda osapoole teenusega. Näiteks tahad midagi automatiseerida, siis selleks on väga hea teenus nagu Zapier. Loodan, et ma hääldasin õigesti, aga ta toetab siis niimoodi üle 6000 rakenduse. Et sa saadki, et see rakenduste hulgas on ikkagi kõik tuntud rakendused, mida sa igapäevaselt vast kasutad. Sa saad seda nüüd automatiseerida üleüldiselt siin Zapieri sees, aga kui sa tahad seda nagu veel edasi jõudnud kujul viia, saad teda panna ka suhtlema chat-GPT-ga. Nii kõik, oleme vist chat-GPT-ga piisavalt tutvust teinud. Tegelikult väga paljud ei teagi suurt midagi chat-GPT kohta ja nad ei oskagi seda kasutada, aga sa oled nüüd üks samm nendest ees. Aga kui sa tahad olla veel mitu sammu nendest ees, siis tule lihtsalt piilu, mis chat-GPT videoid ja muud tehisintellekti materjali mul veel leidub ailabor.ee veebisaidil. Kõik on sulle loodud algajasõbralikult ja muidugi meie keeles, nii et peaks kõigist aru saama. Ja lisaks ühinedes uudiskirjaga sa saad esimesena teada, kui miski uus valmib. Ja võimalik, et ma annan isegi sulle võimalust seda tasuta saada, kui sa oled piisavalt kiire, nii et vist kõige olulisem, et kui sa vaatad neid järgmiseid videoid ja sa arvad, et kõik on täielik saaste aja raiskamine, mida veel, siis sul on õigus raha tagasi küsida. Aga okei, tänud, et sa siin minuga vastu pidasid 35 minutit, nii et tšau, näeme varsti. Uudiskirjas, Instagramis, veebisaidil, järgmises videos, kus iganes.